Võru kesklinna kool on üks 22 Eesti põhikoolist, mis neljapäeval valitsuses kinnitatud investeeringukava kohaselt läheb järgmisel aastal kapitaalremonti. Täna tuli lõplik hea uudis ära, et Võru kesklinna kool on siis kantud põhikooli võrgu investeeringute kavasse. Toetust antakse siis meile 2,56 miljonit eurot, circa pool miljonit eurot tuleb veel sinna lisada ja taotlus tuleb esitada siis hiljemalt 30. juuniks. Ja vastust loodame sinna septembri alguses, et kui prognoosid hästi lähevad, siis see maja läheb remonti kõige varem 2018 algus, jaanuar. Ja kõige varasem, mis kool saab remonditud, on siis 2018 september, aga pigem ma ütleks, et pigem aasta lõpp. Enamus koolist koondub siis peamajja. Kõrvalmaja aastaks 2022 läheb käigust välja, kooli mõttes välja arvatud siis söökla, mis jääb 0 korrusele alles. Ja selles hoonest tehakse see kõik korda, mis siiani on korda tegemata. Ja teine korrus on remonditud, aga nii arvutivõrgud, torustikud soojustatakse. Nii et maja saab uue ilme ja tegelikult päris palju maja ehitatakse ka ümber. Klassiruume nagu planeeritakse ümber, avatud õpikeskkondasid planeeritakse see majja, tuleb ümber kolida ka siis käsitööklassid siia majja, arvutiklass, aga lõplik selgus ikka on siis, kui praegu hetkel toimub siis projekti nagu täpsustamine ja kui projekt saab lõplikult valmis, siis on teada, kuidas see läheb, aga praegu kooliga aktiivne koostöö käib. Kuna mahukat ehitustööd pole võimalik suvepuhkuse kestel ära teha, tuleb koolil tuleval aastal õppetöö valdavalt asenduspindadel läbi viia. Hetke seisukoht on küll see, et ikkagi majas toimub väga intensiivne ehitustöö, ehk siis kogu maja kolitakse, konkreetne peahoone kolitakse siis välja, ehk siis täiskasvanute gümnaasiumisse ja Jussikuse lasteaeda. Ja et siis saaks nagu kiiresti ja asi tehtud, loomulikult kõrvalmaja jääb käsutusse. Ja pikemas perspektiivis ka praegune poiste tööõpetusmaja läheb ka selle projektiga käigust välja, sest selle projekti, et me üldse raha saime, oli ka tingimus, et nii ühe õpilase kohta pind põhikoolis väheneks ja tulevikus unistame, et seal võiks olla näiteks poistele Aila näpustuudio. Selle kooli remondiga saab siis põhimõtteliselt Võru koolide investeeringutele siis ring peale? Tegelikult suurel määral küll, et põhikoolid saavad siis korda, aga nagu elu meie kliimast näitab, siis ega pikemas perspektiivis midagi ikka tuleb järjest teha, aga tõesti tänu sellele, et koolireform on niimoodi aktiivselt juba aastaid Võru linnas käinud, jõuame siis seal 2018. aasta lõpuks nii kaugele, et kogu koolivõrk on mingiks hetkeks siis korras. Ära tuli.